Tere kõigile emadele. Minu nimi on Aale Triinu ja ma olen Tuula ehk sünni- ja peretoetaja. Ja samas olen ma joogatreener ja just ka sünnitusjärgse jooga ja taastumise treener. Täna ma olen sinuga Pesapuu perekeskuses Peetris. Ja kui sa nüüd kaasa tahad teha neid harjutusi ja kindlasti ma soovitan teha kaasa ja võtta nad kasutusele, siis vaja oleks ka paari abivahendit. Minul on siin pall, see on niinimetatud Pilatese pall, aga sul võib olla lihtsalt tavaline lastepall umbes sellises suuruses. Ja kui sul ei ole kodus palli, siis sellest pole üldsegi midagi. Siis variant 2 on lihtsalt, sul on tekk või padi, mille sa saaksid keerata 2 korra või pigem isegi trulli ja sellest siis moodustub ka selline padja moodi abivahend. Üks õhem tekk või mingisugune tekk võiks igal juhul olla, sest ühte harjutust me teeme seljaga vastu seina. Ehk sa võid kohe mõelda selle peale, kas sul on kodus üks tühilapikene seina või uks, näiteks kinni pandud uks või ka kapi uks. Kui see on sein, siis võib-olla ta on natukene jahe, et seljaga vastu seina toetada, et siis sa tahad panna selja taha ka mingi väikse teki. Ja alustame sellega, et sa teadvustad korraks oma kehatundeid. Neid, mis just praegu on. Võib-olla on kuskilt natukene ebamugav või võib-olla mõni koht on natuke nagu kange. Võib-olla oled sa olnud sundasendites, kas istunud kuidagi harjumuspäraselt, võib-olla mitte väga sirgelt, alati me ei istu nii ideaalselt. Ja leia üles ka oma hingamine. Sa võid panna silmad kinni, nii on palju parem tunnetada. Tähelepanu ei lähe silmade kaudu välja. Vaid on pööratud sissepoole. Ja on hea, kui sa alustad alati igat harjutust sellise teadlikkuse sissepoole toomisega. Sest on oluline, et sa ise oled teadlik oma keha tagasisidest iga harjutuse ajal ja selle järel. Nii saad sa timmida harjutust just sulle sobivalt. Võib-olla leidsid sa just praegu üles 1 või 2 kehapiirkonda, mida sa võib-olla tahaksid tugevdada, siis see ongi väga hea, et sa tead, et just need kehapiirkonnad kutsuvad sind midagi tegema enda heaks. Paneme käed kõigepealt sõrmseongusse ja teeme ühe mõnusa ringutuse, nii nagu võib-olla hommikul ärgates, lihtsalt tunnetades, venitad ühte keha poolt pikemaks ja teist keha poolt pikemaks. Korda mööda vasaku ja parema kehapoole läbi ringutamine aitab kaasa ka sinu hingamise sügavamaks muutumisele. Tule siis keskteljele ja teeme ühe ringutusega taha. Kui sa ringutad, tunneta, kuidas lülisammas pikeneb ja kõik sinu süvalihased piki keha kesktelge on aktiveeritud juba vaagna põhjast alates. Ja tule siis tagasi, lõdvesta käed alla. Ja lase hingamine vabaks võib-olla ühe ohkega.
Teine tähtis harjutus. Me võtame teadmised esimesest harjutusest kaasa ja jätkame samasuguse hingamisega ja süvalihaste aktiveerimisega. Kuid abiks võtame palli või tekirulli või padja. Ja liigume seina lähedale. Kui sinu sein on veidi jahe, siis sa võid panna teki endale selja alla. Ja on hea, et su jalad ei libiseks. Võib-olla paljajalu on kõige parem. Nüüd tuled just kui isteasendisse. Põlved ilusti jalalabade kohal. Põlvede vahele paned palli või tekirulli ja surud natuke kokku poole. Kui sa surud kokku poole, siis ikkagi põlv võiks jääda jalalaba kohale. Vaata, et sa oled joondunud. Alaselga vastu seina tugevalt ei ole vaja suruda, kuid ta on ilusti sirge. Ja proovime suruda põlvi kokku poole, hingata ühtlaselt kõigepealt. Ja püsid. Kui sul on vaja vahepeal üles tulla, sa kummardud ette, paned käed vastu seina ja tõukad ennast üles. Ja võid lõdvestada. Siis aga proovime uuesti ja proovime raskemat varianti. Mida allapoole sa istud, seda raskem muidugi ka. Nii et kui sinu jaoks on alguses raske istuda paralleelsete reitega, siis sa oled natukene ülevamal pool. Aga mida rohkem sa harjutad, seda allapoole saab minna. Alati jälgid, et põlv on jalalaba kohal, selg on mugavalt sirge ja hingamine on ühtlane. Nüüd lisame esimese harjutuse siia juurde. Välja hingates Shave tähega alustad vaagna põhjalihaste pingutusest ja liigud ülesse kuni korsetini välja. Sisse hingates lased kõhu vabaks, välja hingates kordad. Ja teed 3 korda. Üles tulles kummartad ette, tõukad ennast ülesse ja lõdvestad jalad. Ma soovin sulle ka väga-väga head aastat 2021 ja mõnusat kasvamist koos oma pisikesega.